Viimase säravamaks majandusnäitajaks ei ole mitte möödunud aasta erakordne 5% majanduskasv, vaid hoopistükkis 3 aastat järjest kasvanud rahvaarv, millesse on panustanud positiivselt rändesaldo. Seejuures on kasvanud Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike sissevool. Märkimisväärne seejuures on see, et esmakordselt küll aga vähe ületas Eesti rahvaarvu kasv ka euroala keskmist ja Soome kasvu. Kui me vaatame seda globaalset pilti, siis Eesti avatud majandus sõltub kahtlemata sellest, milliseks kujuneb väliskeskkond, globaalmajanduse tõrked. Samas saame öelda seda, et Eesti majanduse seis on suhteliselt hästi, sest Eesti majandus on integreeritud aastate läbi tugevalt euroala ja Põhjamaade majandustega. Ja kõige olulisem seejuures on see 3 peamise ekspordipartneri, see on siis Soome, Rootsi ja Saksamaa käekäik. Nende 3 põhilise kaubanduspartneri arvele saab kirjutada 40% Eesti ekspordist. Vaadates ette meie prognoosi, et need kaubandustõrked eskaleeruvad kaubandussõjaks, mis haaraks endaga kaasa ka Euroopa Liidu. Sel juhul me vaataksime alla oma majandusprognoosid. Seni aga terendab jätkuvalt hea, mõnevõrra mõõdukam majanduskasv, soodne investeerimiskliima ja uute investeeringute kavandamisel on kasulik eelis arendada just kõrgema lisandväärtusega eksportivaid ja kõrgemapalgalisi töökohti loovaid harusid, sest Eesti majanduse kasvutempo tulevikus sõltub vähem hõive kasvust, ka väliskaubanduspartnerite kasvutempo aeglustub, aga just märkimisväärne on see tootlikkuse panus. Tootlikkuse aluseks on omakorda uued innovaatsed investeeringud, uued tehnoloogiad, mis panustavad uutesse ärimudelitesse ja samuti ka traditsioonilistesse majandusharudesse. Nii et uue tootlikkuse ja pikaajalise heaolu arengu aluseks ongi paljuski uued tehnoloogiad ja innovatsioon.